täna teeme peedisuppi, vette pistan vorsti jupi, värsket kapsast, porgandit ja värsket või. Kokaamet aitab iga riigikorra ajal hakkama saada. Süüa tahavad ju kõik inimesed. Kui kokaks õppinud Põlva mees Oliver Tohva töötuks jäi, ei lasknud ta meeleolul langeda. Töötan elu raske, aga hakkama pead saama ja pead positiivselt mõtlema, ega muud ei olegi. Kas töötukassasse tulek oli sinu jaoks ka raske või see oli nagu ikkagi eesmärk omaette? Ei olnud raske, et ma arvan, et igale töötul on see tavaline teekond töötukassasse, et abi saada ja saada rohkem aru oma võimalustest ja tegutseda. Oliver teadis täpselt, milline võiks olla tema unistuste töökoht ja et Eestis keegi sellega ei tegelenud, tuligi luua oma firma. Nimelt sai noor mees töötukassalt raha, et hakata metsas nii-öelda restorani pidama. Nad olid nagu suht rõõmsad, et keegi tahab sellist asja teha ja noh, ma arvan küll jah, et see on selline uudne asi küll ja kõik see teostus ja see asi, et tuleb... Ei oska arvata, kuidas tasub. Jah, täpselt, et kas selline asi tasub ära, kas sellel asjal turgu on. Aga ma suutsin selle ära põhjendada ja kõik läks hästi ja nüüd me tegutseme ja kõik on korras. Sa läksid sa, sinna jääda sa ei saa. Oliveri tööpäev algab sõiduga metsa, enamasti mõne RMK lõkkeplatsi juurde. Oma restorani võib ta rajada üle terve Eesti. Nimelt teeb Oliver matkaseltskondadele esmaklassilist toitlustust just seal, kuhu kutsutakse. Et kuna Soomes on see asi üsna populaarne ja seda tehakse väga hästi, et sealt tuligi see idee ja siis nii-öelda eestipärane teostus. Kas Eestis on sul palju konkurente? Minu teada mitte. Ei tea küll, et keegi teeks veel sellist metsarestorani stiilis toitlustust. Oliveri metsarestoranis on kõik viimse detailini läbi mõeldud. Käsitsi valmistatud sööginõudest kuni metsaandidest roogadeni välja. Tänaseks 6 kuud tegutsenud ettevõttel on isegi talve hooajal tööd kuhjaga olnud ja sellest võib ka järeldada, et suvi tuleb üsna tihe. Mida aga sel korral räätsamatkal olevale seltskonnale söögiks pakutakse, mis menüüs on? Hetkel on siin siis selline köögiviljavokk, mõnus tervislik ja sinna kõrvale läheb siis selline mõnus metsalihapada ja siin valmib meil selline vürtsikas seenesupp peekoniga. Ja siis siin lõkke juures on meil veel selline mõnus selline magustoit, selline õunavorm, tuleb karamellkastmega. Ja siin laua peal siis selle supi kõrvale pakun siis rukkifenkoli leivakest, et see on selline mõnus krõbe võtta kõrvale. Ja siis erinevad stäkid, siin on siis ciabatta sai koos kitsajuustuga. Ja siis selline mõnus kurgiamps sellise soolalõhe ja tilliga. Ajaks, mil kõik road valmis saavad, jõuavad kohale ka matkasellid. Sel korral Põlvamaal Valgesoos räätsadega matkamas käinud sõpruskond otsustaski ka söögikorra vaba õhu käest tellida. Kuidas siis matke läks? Ei, matk oli väga mõnus, et inimesed küll natukene vinguvad siin selle ilma pärast, et ei taha see kevad kuidagi tulla, aga soos on väga kihvt, lund on palju ja ilm on ilus, päike paistab ja suht mõnus. Olite varem räätsadega kunagi käinud ka? Kunagi ammu olin proovinud, aga mitte soo peal, lihtsalt niisama kuskil, lihtsalt proovi jaoks. Aga praegu ikka nii soo peal käia seal puude vahel ja päris mõnus. Oliveril on kaval taktika. Enne söögi pakkumist peab ta pisikese loengu, kus tutvustab nii käsitööna valmistatud nõusid kui ka sööki ennast. Nii kasvab ju isu veelgi. Toitlustus toimub täna sellises mõnustas puunõudes, et ta on käsitööna valmistatud. See on siis praejaaks, et mul on siin köögiviljavokk ja selline mõnus mets ja vada. Seejärel saavad näljased sööma asuda. Nagu isegi näete, pidas Oliveri plaan paika ja riigi antud ettevõtluse alustamise toetus, mis on üsna suur, 4474 eurot, andis juurde ühe tubli ja loodetavasti ka eduka ärimehe. Kui paljud töötud aga julgevad tulla töötukassasse kindla ettevõtte loomise plaaniga? On inimesed, kes tulevad kohale ja ütlevad, et ma tahan töötuna arvele tulla ja minu äriplaan on siin ja samal päeval esitavadki äriplaani. On inimesed, kes on... Võib-olla on neil ideepoeg olemas, kui nad tulevad. Ja kolmas variant on siis, et inimesed, kes
on otsinud tööd, aga ei ole seda leidnud ja siis nad näevad väljapääsu selles, et aga tõesti, et äkki ma teeks siis näiteks oma hobist oma päris töö. Et neid on väga erinevad inimesed. Oliveri kliendid jäid aga igal juhul söögiga rahule. Mine tea, ehk tellivad metsarestoraniga teine kord kohale. Maitsemaa nimelise firmaga kuulsust koguv Oliver julgustab ka teisi töötuid oma ideid ellu viima ja ilma häbitundeta töötukassast abi küsima. Jah, täpselt, et seal on väga professionaalsed inimesed, kes saavad teid aidata nii projekti kirjutamises, läbivaatamises, et ainult kui teil on hea idee ja unistus, tehke see teaks. Tule metsa, mine metsa, hoia metsa, 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 et me metsa ei saaksi otsa, et me metsa ei läheks metsa.